Vii keha raskus vasakule jalale ja aseta parem jalg päkale. Alusta parema puusa löökidega. Vii parem päkk otse taha ja jätka löökidega. Vii keha raskus löögi ajaks paremale jalale ja siis tagasi vasakule. Tõsta vasak jalg maast lahti, kui parem teeb lööki. Nüüd kujuta ette, et su vasak jalg on nagu surnud jalg. Sel ajal, kui parem puus teeb lööki, asetad sa vasaku jala maha, aga raskus on ikka paremal. Astu vasaku jalaga samm täpselt samal ajal, kui teed parema puusaga aktsenti. Nüüd pööra ennast näoga vasaku külgjoone suunas ja liigu väikeste sammudega vasakule. Väga hea ja pööran parema külgjoone suunas ja vahetan jalga. Nüüd on minu parem jalg surnud. Ma asetan selle maha ja samal ajal teen vasaku puusaga löögi, hoides keha raskuse vasakul. Ja liigu väikeste sammudega paremale. Ja vahetan, liigun vasakule. Ja jälle paremale. Seda sammu võib ilustada ja keerulisemaks teha puusakaaludega. Sammude vahele teen puusakaalud, ehk siis puusad liiguvad üles-alla üles või siis alla üles-alla, oleneb kumba puusa vaadata. Kõigepealt teen sammu ja aktsendi korraga. Astun parema jalaga ja teen vasaku puusaga aktsendi. Raskus on sellel jalal, millega tegin puusa aktsendi, ehk praegu vasakul. Nüüd, koos raskuse vahetusega, teen 3 puusakaalu. Ma võin mõelda, et mu vasak puus liigub alla üles-alla. Raskus jõudis paremale jalale. Nüüd toon vasaku jala vaikselt juurde ja teen sellega puusa aktsendi. Parema surnud jala asetan samal ajal sammuks ette. Raskus läheb vasakule jalale. Ja raskuse vahetusega teen 3 puusakaalu. Ta-ka-ta. Ja aktsent. Ta-ka-ta. Aktsent. Ta-ka-ta. Aktsent. Ta-ka-ta. Aktsent. Ta-ka-ta. Vahetan jalga ja lähen kiiremas tempos. Kui soovid seda sammu eriti rikkalikuks teha, siis võid teha puusakaalud mõlema raskuse vahetuse ajal. Ehk vahetult enne aktsenti teed 3 puusakaalu. Alustada on lihtsam tavalisest aktsendiga sammust.
edasi lisad igale sammule kolmikpuusa kaalud.